28. novembril esiettenduvate lühiballettidega Foresight ja Looris soovib Eesti Rahvusballett näidata oma erinevaid võimeid, tuues esile nii füüsiliselt võimsa abstraktsema balleti kui ka mitmekesise tantsuteatri. William Forsythi koreograafia esmakordselt Eestis, esmakordselt meie teatri Eesti Rahvusballeti repertuaaris, esmakordselt on meil eraisik, kes meid toetab rahaliselt, tantsukriitik Stuart Swinley, ja esmakordselt me paneme heas mõttes laval punki. Nii et me riskime, aga ma arvan, et kes ei riski, nagu öeldakse, see mullidega vett ei joo, eks ole. Et me teeme midagi, mis on väga füüsiline, väga vaimne, me provokatseerime natukene ja me loodetavasti paneme inimesi mõtlema, me näitame tantsija heas mõttes inimvõimekuse piire. Ma tunnen ennast väga rusutult, ütleme päris ausalt, et Foresight on füüsiliselt väga raske, ta on vaimselt väga raske, sest see nõuab lihtsalt täielikku kohalolekut, tervet 25 minutit, et see lavastus kestab 25 minutit. Ja see nõuab siis sellist head energiat, korralikku atmosfääri ja see tuleb nagu igalt tantsijalt ja me peame hingama nagu üks organism seal laval. Kui Foresighti lühiballetist ei maksa suurt sõnumit otsida, sest keskendutakse kehale kui tööriistale, mis toodab täiuslikkust, kuid on kogu aeg ülepinges, siis Loorise lühiballett 30,75 paneb publiku mõtlema. Minu balletis on ka subtiitrid näiteks, mis ka on provokatiivsed, kui inimene näeb midagi laval, siis ta näeb, midagi on kirjas, et teda natukene ka seesmiselt liigutada. Ja et näidata seda nagu kunsti asja, et kas me saame seda kunsti kontrollida, kas me saame seda kuidagi kuhugi suunata, kes suunab, kes kunsti arvelt raha teenib, mida publikule müüakse üldse, kas see, mida nad laval näevad, kas iga laval on kunst. Et sellised küsimused, minu tükk on õnneliku lõpuga, et mina alati arvan, et kunst võidab, sest inimloomuses on luua. Mul on hea meel, et see ballett on sellise teemaga, et kui küsida, mis on kunst, kuidas kunsti peaks tegema, kuidas kunsti peaks rahastama, et kõik meile väga hingelähedased teemad, et nüüd just selles kontekstis saan mina olla see, kes mängib seda pahategelast, kes arvab, et teab kõike, tema teab kõiki vastuseid. Linnar Loorise lühiballeti 30,75 kunstnik on Reili Evart, kes on loonud nii kostüümid kui lavakujunduse. Me üritame siis väljendada või tekitada küsimusi, et mis see kunst on ja kui palju peab kunsti rahastama, kui palju kunst raha nõuab ja kas üldse nõuab ja kus need piirid on. Ja me viskame, või siis Linnar viskab oma lavastuses õhku üsna palju küsimusi, aga vastused, ma arvan, peab publik siis ise enda jaoks välja mõtlema. Kui ei anta teatritele raha, me läheme tänavale, me loome tänaval. Inimesed on loomingulised inimesed, kõik see, mis meie ümber on, ka isegi Estonia teater, see on ju loodud kellegi poolt. Eks ole, et mõte ongi selles, et te võite meiega mängida, kuidas te tahate, aga me leiame moodused, kuidas seda kunsti teha.